mõnusat saatana käsilast, eks ole nii-öelda. Nii. Et võtamegi selle konkreetselt ette, et aga nagu padi. Meil kõigil on kodus padjad olemas. Mille pärast peaksin ma kuulama praegu nüüd siis seda saadet siin, Kris Kala saadet ja nüüd siis Aile juttu ja mõtlema selle peale, et me räägime siin nüüd patjadest, millel on mingisugune Eesti patent, neid toodetakse Eestis, eks ole, ta on mujal maailmas hästi nagu jõuliselt juba inimestele peale läinud tagasi, seda on tohutult hea, hail kasutavad seda. Miks on see padi nagu siis nii palju parem? Mille poolest on nii palju parem? See on nüüd padi, mis on hermeetiliselt suletud. Mis see tähendab? See tähendab seda, et siin ei ole mitte ühtegi auku. Siin on kasutatud kangast, mis on veekindel, aga hingav. See tähendab seda, et ei aja higistama. Kui tavaliselt on patjadel tekkidel õmblused, siis siin ei ole ühtegi õmblust ehk õmblusauku, vaid on ainult keevised. Ja nüüd, et selle kanga ja selle ühenduste tõttu ei oleks see padi kõva nagu õhupall, vaid et see õhk liiguks kenasti sisse välja, siis on pandud siia padjale ette mask. Me teame, koroona ajast kandsime maski, et ennast säästa või päästa. Nii, nüüd on padjal, on mask ees, ehk filter, mis on nanopoorne, mis on nii tihe, et see siit ei lähe läbi vesi, mustus, mingi higi, mitte midagi, isegi mitte bakterid ja viirused. See nanopoorne filter on nüüd niivõrd kindel, seda ei vahetata, see on statsionaarselt siin sees. Ja need 3 komponenti, nüüd see tark kangas, mis on veekindel, aga hingav, ühenduskeevised ja nanopoorne filter, need 3 komponenti annavadki kokku selle innovatsiooni, mis on patenteeritud ja nimetatakse nanopure filter technology ehk filtertehnoloogia, mida kasutatakse pehmetes pindades. See tähendab, et ei ole tegemist ainult padjaga. Ka kõik pehmed pinnad võib selliselt pakendada ehk sulgeda, kasutades erinevaid sisutäiteid, kas siis udusulgi meenutavad mikrokiudu, mis on hästi pehme ja kohev, mäluvahtu või teistsuguseid vahtusid, poroloone, termovatiine, vastavalt sellele, mis tootega on tegu, kas tekid, madratsid, kattemadratsid, padjad ja erinevad asendipadjad ehk positsioneerid, millega saab siis hoolduses opijärgselt anda erinevaid asendeid patsiendile, nii et tal oleks mugav, et tal taastumine oleks võimalikult efektiivne ja kiire ja seda kõike täiesti turvalisel meetodil ehk et mingisugused vedelikud ei valgu siia nende toodete sisse, kõik jääb siia pinna peale, neid puhastatakse väga kergesti niiske lapi või vaipsiga ja desinfitseeritakse meditsiinikeskkonnas. See tähendab seda, et kui see padi, tekk või madrats on meditsiinikeskkonnas olnud ühe patsiendi kasutada, siis ta puhastatakse ära, desinfitseeritakse üle ja see on täiesti puhas. Mikroosakestest vaba, bakteritest, viirustest vaba. Kui seni saime me desinfitseerida kõvasid pindu, lauaplaadid, voodiraamid, ukselingid, vetsupotid, kraanikausid, kõik saime desinfitseerida. Samuti on meil ka UVC kiirgurid, mis puhastavad õhku saasteainetest, aga mingil ajamomendil õhust olevad mikroosakesed lähevad vooditoodetesse, patjadesse, tekkidesse, madratsitesse. Neil on seal mõnus ja soe, keegi ei sega neid, keegi neid ei desinfitseeri. Ja nendes tavatoodetes nad koloniseeruvad, nad paljunevad. Ja väga kiiresti. Ja väga kiiresti. Ja nüüd täiesti puhtasse jutumärkides
uue voodipesuga voodisse heidab patsient, nii kui ta sinna ennast pikali viskab ja pea padja peale paneb, nii pahvaki lendab sealt välja sinna kogunenud viirused ja bakterid. Räägime klassikaridest, tavalistest klassikalistest patjadest. Ja see oli nagu kõige suurem oht. Seda riski ei hinnatud piisavalt ja kui selleni jõuti, ütleme siis 10-15 aastat tagasi, et võiks olla need padjad, tekid, madratsid ka desinfitseeritavad, siis see tehnoloogia aitab selle probleemi lahendada, et nüüd saab kõiki neid tooteid desinfitseerida ja ta on kogu aeg puhas. Peatun sellel materjalil. Kaamera ei anna edasi võib-olla seda materjali olemust, aga esimest korda, kui ma seda patja niimoodi nägin seal salongis sul ja katsusin, mul oli kohe see, et kas see lateks või? Ja siis kohe tekkis see kohta, aga see ju ei hinga. Aga ta on hästi sarnane see mõttes, et ta oma olemuselt nagu meenutab lateksit, aga ta ei ole lateks. Aga ta on hästi süke mõnus ja ta on kuidagi nagu, seda ma ütlen, ma olen nagu mõne mõttes padjafriik, ma olen terve elu otsinud endale erinevaid patjasid ja neid kompinud ja ma arvan, et paljud inimesed otsivad ikkagi endale patja, millega oleks mugav magada, mis on nagu loogiline. Aga ma olen otsinud ja katsetan ja ostnud ja välja vahetanud neid ja küll on vajuvad ära, lähevad rõvedaks, kollaseks, mustaks, isegi kui ma ei tea, ma väga ei ilasta kuskilt ega midagi sinna peale ei vala, ja need lähevad jube kiiresti, jube mustaks ja koledaks. See on kõik higi. Jah, aga ma ei tunne, ma higistaks. Jaa, aga me higistame ikkagi. Katsu materjali ka. Tule katsu. Et me ikkagi öösel higistame. Ja see higi nüüd läbi padjapüüri imendub ikkagi ja läbi linade imendub ikkagi madratsisse, tekki ja patja. Ja kui siis patja pesta, siis tihtipeale me ei saa teda puhtaks. Pesene võib tegelikult padja tuksi keerata ka lõpuks. Ja, et see pesemisel ongi see, et need pesuvahendid, vesi ja vajadusel ka tsentrifuug, see kõik mõjutab seda sisu täidet. Ja ta mõjutab seda ja hästi oluliselt mõjutab seda sisu täidet ka kõik mustus, mis padja sisse imendub. Higi, ila, võib-olla näomaskid, kreemid, juuksepalsamid, nad ei jää sinna püüri sisse, nad lähevad sealt läbi püüri veel edasi padja sisse. Ja siis hakkab see sisu täide minema tükki, klompi või ta lihtsalt vajub niiseks kõvaks ja liistakaks. Või üldse hallitab hoopis lõpus, kui see ju kogu aeg läheb tegelikult seda niiskust sinna sisse. Kogu aeg läheb. Ja kui mikroskoobi all on võimalik vaadata, missugune 2-aastane padi on mikroskoobi all seest, et see on tolmulestad krõbistavad, aga tolmulest ise tegelikult ei ole allergeen, vaid tolmulesta väljaheited ja surnud tolmulestad. Need on allergeenid, siis nende jäänukite peale hakkab tekkima teatud seened ja hallitused ja sinna kujuneb selline mikrokeskkond. Meie toidame neid tolmulesti oma nahakettudega, oma selle ja ka tolmuga, millest nad siis elavad ja siis nad seal mõnusalt krõbistavad ja toimetavad. Nii et see, kui padi panna 90 kraadiga, tavapadi panna 90 kraadiga pessu, või siis rõdu peale talvel -20-25 kraadiga, et külmutada, eks ole, et tappa tolmulest. Aga see tolmulesta, surnud tolmulest, see tolmulesta jäänuk jääb sinna edasi. Ja see on tegelikult allergeen. Ka pestes ja tsentrifuukides me saame kätte ainult võib-olla välimisest kihist mingisuguse koguse. Aga selle kiudude vahele, selle sisutäite sisse jääb see enamus ikkagi alles ja on ka tehtud võrdlusi, väidetakse, et 2-aastane padi võtab kaalus juurde 30%. See tähendab, et sa võtad uue padja,
samasuguse nagu sul kodus 2-aastane padi on, paned kaalu peale, vaata, kas on kaaluvahe. See kasutatud padi on raskem kui uus padi, aga ta ongi raskem ainult selle talletunud mustuse ja jääkide võrra. Ja siis, mis ilublogijad nüüd avastasid, et padi mõjutab su näonahka, et sa paned küll öösel omale need näomaskid ja asjad peale, aga kui su põsk on saastunud padja või musta padja vastas terve see 8 tundi pluss miinus, kui pikk see öö siis on, siis see sinna padja sisusse talletunud rasv ajapikku rääsub. Ja see mustus sealt soojast ja niiskusega peegeldub sulle näonahale ja mõjutab seda su maskidega kaitstud nahka, mis omakorda veel saastab tavapatja ja imendub sinna sisse. Et selle tõttu... Nullimisprotsess, ühtepidi paned kreemi paremaks, siis tegelikult saad vastu padjalt midagi muud juba. Just, ja et me tihtipeale ei mõtle selle peale, mis meie padja sees on, aga me võiks korra mõelda, et see kloppimine, tuulutamine veidikene aitab, annab nagu tavapadjale siukse värskema tunde, lõhna, eks ole. Ja see pesu ka kuigivõrd aitab, lihtsalt see kuivatamisperiood on pikem ja kõik muu. Aga nüüd selle padjaga puhastamine võtab täpselt 1 minut. Ja pesema neid siis masinas ei tohi ja ei pea ka? Ei aga ta seest ei ole must. Tal ei ole mitte midagi sisse läinud. Pole mõtet masinasse panna, kui tal ei ole midagi mustus sees. Kõik mustus, mis siin on ainult siin pinna peal ja kuna ta on niuke plekke hülgav, siis enamus mustus tuleb padjapüüriga ära, aga ma kõigile ütlen, et kõike, mida me kasutame, tuleb aeg-ajalt puhastada. Ja sellel padjal sama lugu, et kui võtad padjapüüri ära, siis tõmba lihtsalt puhta niiske lapiga, veega niisutatud labiga, ühelt poolt, teiselt poolt üle, sellepärast, et siia kanga peale võib olla jäänud siuke õhukene higikirme. Enamus higi tuli padjapüüriga ära, mis läks pessu. Aga higikirme, mis siia pinna peale jääb ja kui seda üldse ei puhasta, siis higi intensiivsus on erinevatel inimestel erinev. See hakkab ajapikku seda kaitsekihti, mis see veekindel kaitsekiht on, murendama ja see võib hakata siit kooruma. Ehk et kui padjal on nüüd murenenud või lõhed või augud või sellised, ühesõnaga, kui padi on nagu ei ole enam visuaalselt vaadates terve, siis see padi tuleb ära visata. Aga seni, kuni on visuaalselt ühtegi auku ega lõhet ei ole, saab seda padja edasi kasutada ja sa võid olla kindel, et siia padja sisse ei ole imendunud mitte midagi. Magad nagu uue padjaga iga öö. Kogu aeg puhas. Ja sama, ma küsin neid küsimusi sellepärast ka, et ma saan püüan panna siis kuulaja vaataja rolli. Ja mitte ma kuidagi enda kuulaja vaatajat peaks rumalaks, aga ka endal tekib see küsimus. Ikkagi et kuidas on võimalik, et kurat, kas tõesti siis see nanotehnoloogia, mis siin on, suudab ära hoida selle, et tõesti siis juhtu seda, sest et vaata, inimene on, ja osad on rohkem, osad vähem, aga osad inimesed on hästi kriitilised ja skeptilised. Jah. Ja ma ei saa ju ise seda ju otseselt kontrollida, kui ma ei pane just seda patja mikroskoobi alla, et ma ei saa kontrollida ja mul ei ole siin ka ühtegi sellist, sa elimineerib praegu enda jutuga mõne mõttes kõik näilised välised indikaatorid, kõik see kollasus ja need plekid ja see mustus ja kõik muu asi, mis annaks vihje, et näed, ikkagi on mingi sodi küljes, ta näeb tutikas välja, ja minu padi ka täna, nüüd on mõne nädalad vanad, aga ei ole nagu uus on see mõttes ja ei saa arugi, et ta oleks kasutatud, et see on nii huvitav ja ikkagi tekib see küsimus, et kuidas see võimalik on, aga ma katsun seda materjali siin, seda
seda võrku või maskilaadset materjalist, siis on tunda ka, et ta ei ole nagu tavaline tüüpiline võrk. Ta on ikkagi nagu oluliselt siuke nagu paksem. Ja siin see ongi see, et see nanopoorne filter on välja arendatud sellisena, et ta oleks veekindel, mustuse kindel, aga ainult täiesti puhas õhk läheb siit läbi. Ma nii palju võin öelda, et sellele tehnoloogiale on tehtud nii kliinilisi uuringuid kui mikrobioloogilisi uuringuid. Ja selle kohta on isegi YouTube'is teatud videod võimalik vaadata, kus mikrobioloogia labori omanik võtab siis kokku, mis nende laboris nende patjadega tehti, lõigati katki, kontrolliti, kas aja jooksul, kui see kasutusel on olnud, kas sinna midagi on sisse imendunud või saanud pugeda või mitte. Ehk et ja need laborid on nüüd sõltumatud, neid katseid ja tõestusi on tehtud nii Iirimaal, Šveitsis, Rootsis erinevate laborite kasutused ja kliinilised uuringud ka erinevates riikides. Ehk et olla kindel, et tegemist on sellise turvalise meetodiga ja turvalise lahendusega ja kliinilised uuringud näitavad siis tulemusi, kuidasmoodi haiglakeskkonnas kas haigusjuhtumid või tervenemise periood on lühenenud, haigusjuhtumeid vähenenud, nakkusjuhtumeid vähenenud ja kõik sellist. Ja kliinilistel uuringutel on veel lisaks see kõrvale toodud, et ka majanduslik kokkuhoid. Ma tahtsin just selleni jõuda ka, et me võime patti osta kokku lõpuks ja ma ei tea, on ta siis paarkümmend eurot või lõpuks 100 eurot mingi padi ja lõpuks selle vahet. Aga kui ma pean iga, ma ei tea, poole aasta tagant välja vahetama, siis mõne mõttes on see tegelikult tohutu kulu, mida panen sinna alla terve enda elu jooksul mingile padjale tekile. Ja, et see on nüüd tõeliselt nii-öelda investeering. Padja garantii on 2 aastat. Selle aja jooksul, kui peaks filterkeevisest või ühenduskeevised lahti minema või padja sisu muutub, läheb klompi, siis see kuulub garantii alla. Aga padja sisu säilitab oma vormi paremini kui tavapatjadel sellepärast, et nagu ma rääkisin, mustus mõjutab sisutäidet, kleebib, muutub muksulisteks ja nii edasi. Aga kahtlemata toorained on ajas erinevad, teinekord on esile tulnud garantiijuhtumeid, tasub alati ühendust võtta ja küsida, milles probleem on, kui tekib kahtlus ja ma kõigile alati vastan ja selgitame välja, milles võib asi olla. Et majanduslik kokkuhoid on eelkõige haiglatele. Nendel peaks tegelikult padi peale igat patsienti minema vahetusse pesumajja. Ja see on nüüd küll suur kulu. Üks padi on voodis, üks on pesumajas, üks on laos, eksemplare peab olema mitu. Eluiga on neil lühikene, sellepärast, et neid pestakse väga tihti. Et meditsiinis tavapadja eluiga on kuskil 3 kuud keskmiselt. Oleneb osakonnast, oleneb intensiivsusest, kasutusest ja nii edasi, eks ole. Hoolduses on võib-olla natukene pikem, aga EMOs on kahtlemata hästi lühikene. Ja tänapäeval, et kuna me see keskkonna jalajälge proovime selle tehnoloogiaga vähendada, siis üks oluline samm on veel, et see mikrokiud, mis siin padja sees on biolagunev. See on ka väga suur samm edasi, et me ei tooda prügi juurde, mis meil maapinnale jääb või siis on vajalik ainult ahju saata, eks ole, et see biolagunev on hästi suur ja oluline samm.
aga tootearendus tegeleb igapäevaselt kogu aeg nagu keskkonnateadlikuma ja paremate materjalide tuvastamise, katsetamise ja maailmast otsimisega, et neid materjale tarnitakse väga erinevatest riikidest. Aga see nii-öelda kokkupanemine, tootmine on siis Pärnus ja Ameerikas.